siin mängijatel lust mängida. Topperi avapile on kõlanud, Narva Trans oma koduvormis punastes särkides. Cabral teasööt vasakule äärele, Jammilt kohe nüüd jooksu peale Padamosile, Padamosi läheb ka 1-1, aga ei, sinna jõuab Santose. Ja kui viimati siin Narvas mängiti, siis Paide asus esimese pooltunniga lausa juba 3-0 juhtima. Trans lõi teise poole alguses 2 väravat vastu, aga lõpuks 3-2 võidu Paide sai ja siit tuleb löök ka. Kas sealt sai Cabral või Padamosi peaga löögile? Hästi leiab keskväljalt Milleri. Miller kohe jätkab edasi Cabralile. Nüüd juba paremal äärel pall Lutsule. Lutsul 1-1 koht Santose vastu. Võtab ka 1-1 ette, läheb kaugelt löögile, aga lööb napilt mööda. Ja tuleb nurgalöök siit Paidel ehk et Poljakov tsenderdus ka sinna värava ette. Uuesti pall lahtine Meerits rusikaga klaarib. Aga hõim ongi siis läinud keskkaitsesse Baranovi kõrvale. Ja Smirnov siis keskväljale. Siit Jam pääseb löögile ja Pareikolt esimene tõrje 55. minutile. Saab Cabralilt patsu ka ja Lilanderi tsenderdus Padamosi peale läheb ja Padamosi pääseb ka löögile, aga ei midagi ohtlikku. Nüüd Tooke pääseb palliga karistusalasse. Baranov tal vastas üle asted, endiselt Tooke. Poljakovilt tsenderdus, Keero lööb ja lööb üle. Lööb üle napilt. Meerits pigem kontrollis ka seda olukorda. 6 meest müüris, 1 müüri taga. Poljakov lööb ja lööb latti ja lahti see palli German Slein. German Slein või Agapsev, kes seal täpselt oli, aga Narva Trans 90+2, kas võtab siit 3 punkti. Marko Meerits on väravas pettunud, aga Narva Trans juubeldab. Kas tõesti pikk kaotuste seeria lõpeb siin ja lõpeb magusa võiduga? Kui hooaja alguses sai üleminutitel magusa võidu Paide linnameeskond, siis nüüd oma kodus on Narva Trans võtmas revanši. Marko Meerits ei suuda ära uskuda. Herman Sleine. Poljakovi kauglöök karistuslöögist latti ja German Slein uhkes üksinduses meetri pealt pani peaga palli võrku. Meeritsal olid veel näpud vahel siin ja täiesti markeerimata Sleine. Täiesti markeerimata. Milline lõpp siia, aga see mäng ei ole veel lõppenud. Nüüd Turre vasakul äärel, Turre vahetussekkudes ei olegi väga pildis olnud. Nüüd tsenderdus, Lilander otse õust, oi kui napilt posti kõrvalt mööda. Kas see oli see Paide võimalus? Nüüd on kõik. Narva Trans alistab German Sleini väravast 1-0 Paide linnameeskonna ja lõpetab Premium-liigas oma 7-mängulise kaotuste seeria. Meeskonna väravaht Marko Meerits, väga valus kaotus täna. Miks see mäng selline oli, et kuidagi ei suutnud väga ohtu kujutada Narvale ja ei jäänud mitte midagi näppude vahele täna? See ei olnud ainult täna, et ma arvan, et see on meid juba mõnda aega kimbutunud, et ma arvan, et täna mingil määral olin palliga vähe aktiivsemad, julgesime rohkem, aga sellest on vähe, et päeva lõpuks on 0 punkti ja kaotus. Mis see peamine murekoht ikkagi Paidel on? Peatreener on siin varasemalt rääkinud, et ei ole mäng piisavalt intensiivne. Mis need murekohad on? No, ma ei tea, me võime siin kõik rääkida, aga mida iganes, aga selles mõttes, et kui me seda tehaks, siis me võib-olla oleks seda ammu parandanud, et täna lihtsalt on niimoodi praegu ja midagi ei ole teha, et töötame edasi ja siin rääkimist on vähe, et lihtsalt tuleb tööd teha ja asjad ära parandada, et elu läheb edasi, et hooaeg on meil ees ja peame mängima, ise mehed olema. Poljakovi karistuslöök said seal näpud vahele, mulle tundus, oli seal võimalik veel midagi teha. Slein lõpuks ikkagi värava eest täiesti markeerimata sai üksinda löögile. Polja hea löögi pani ja nägin liiga hilja, et ei saanud seda sirutust varem teha, et üle lati sealt suunata, aga sain näpud vahel, läks latti, kahjuks põrkas sinna ja nii ta oli. No siis ei ole sel hooajal eriti mänginud, üks karikamäng ja
Levadia vastu ka pool tundi umbes. Kui raske on sellises olukorras ikkagi tulla nüüd siia Narva mängima, arvestades, et mängupraktikat eriti ei ole? Ma ei tea, ma ütleks, et raske on, et ma trenni teen korralikult ja eks mingid mänguolukorrad kindlasti annavad tunda, aga selles mõttes, et piisavalt neid mänge mänginud oma elu jooksul ja 2-3 mänguga see kõik tuleks tagasi, et eks esimene mäng ikka mingid olukorrad on võib-olla sihuke, aga mis seal ikka, et see on normaalne ja naudib mängimist ja nii ta on. Järgmine mäng on karikafinaal, kahtlemata suur mäng. Kas sellises mängus üldse loeb midagi, kuidas siin võistkondadel on viimasel ajal läinud, kes on paremas osas, kes mitte, või see on lihtsalt see üks mäng ja üks finaal ja varasem mitte midagi ei loe? Ma arvan, et finaal on finaal, et see on üks mäng ja kes see parem on, see tõstab selle karika ja kindlasti ei ole kõige mugavam seis, kus sinna minna, aga midagi ei ole teha, et ise oleme selle endale tekitanud selle olukorra, siit tuleme ise mängijatena ja meeskonna peame välja sellest tulema ja kindlasti läheme seda karikat võitma, et mingeid vabandusi siin ei ole. Olgu, aitäh, Marko, palju jõudu! Võiduvärava autor German Slein. German, tere! Palju õnne! German, sa oled siin viimasel ajal pärast kaotatud mänge käinud kaamera ees, pidanud aru andma, mis on halvasti, miks läks nii. Täna ma arvan, et sa oled Narvas üks kõige õnnelikumaid inimesi. 1-0 võiduvärav, kui hästi see täna maitseb? Kindlasti, et päris hea tunne sees, et väga raske periood on. Ma ütleks nagu selja taha, aga viimane kuu oli väga raske meie jaoks ja on väga magus kindlasti võita kodus sükse publika eest, et nagu aitäh neile ka nagu selle toetuse eest ja kindlasti on hea meel nagu, et nagu ära lüüa, et ma olen selline vend, kes väga tihti ei löö, aga õnneks täna läks nii, et sain värava kätte. Kuidas see värav sündis? Me kõik nägime, karistuslöök latti, oskasid olla õigel ajal õiges kohas ja väga keegi sind ei seganud? Jah, niimoodi juhtus, et kuidagi latist läks palt täpselt otsa mulle pea peale nagu ja oligi vaja lihtsalt panna punkti kogu lugu. Kui rääkida mängust, oli see nüüd see mängupilt ka selline, et olete ikkagi sellest mõõnast väljas, olete teinud sammu edasi, et tegelikult kui eelmistes mängudes olete vajunud kohati päris sügavale kaitsesse, siis täna seda näha ei olnud? Jah, aga selles mõttes see oli meie taktikaplaan, et nagu mitte vajutada alla, aga natukene allpool mängida, et selles mõttes füüsiliselt oleme hästi nagu oleme valmis, et mängida kõrgemal, et täna otsustasime minna natukene ülespoole ja nagu seist räägib, et see õnnestus ära teha, et võit on, jah. Kui ma viimati vaatasin, siis Kuressaare juhtis Nõmme Unitedi vastu ehk et 9. kohale justkui lähemale ei saanud, aga see tabeli lõpp on väga pingeline. Nüüd teil järgmised mängud tulevadki pigem sellise tabeli tagumise poole vastu, et see tundub hea koht, kus nüüd hakata seda head seeriat kokku panema? Ühelt poolt jah, aga samas kui vaadata tabeli ja et väga kõik meeskond on väga nagu ütleme nii väga koos punktidega nagu, et selline konkurents käib ja kui vanasti oli niimoodi, oli võimalik niimoodi öelda, et nende viimase 5 meeskonna vastu on pigem lihtsam punkte võita, siis sellel aastal ma ütleks niimoodi, et kõigega on väga raske, seega ma ei poolitaks nagu tugevat või vähe tugevat meeskond, vaid lihtsalt lähme iga mängu peale nagu võita ja täna läksime samamoodi, et samamoodi nagu viimastel mängudes, lihtsalt täna mängisime natukene paremini kaitses ja täna läks nii, et selles mõttes mõnus, jah. Kindlasti hea meel ka, et täna Mark Maksimkin oli seda mängu vaatamas ja ilmselt pühendate selle võidu ikkagi talle. Kindlasti, et ta on väga tähtis liige meie meeskonnas ja kindlasti võit talle ja kogu Narva elanikutele, et jah, nagu ma ütlesin, et raske periood oli viimasel ajal, aga publika tahtis saada selle võidu, et oleme ikkagi kindlasti mängu sees ja keegi ei pane pead nagu alla, et selles mõttes jah, kuidagi.
olgu, aitäh, German, ja palju õnne veel kord!